et ma lihtsalt läksin puhkeruumi ja ma puhkasin nutma, sest et mitte keegi polnud kunagi minuga niimoodi nagu käitunud. Ma mäletan, ma rääkisin temaga pisarad silmis, samal ajal naeratasin talle. Ma pole elu sees nii palju seksismiga kokku puutunud. Täna tahan ma rääkida probleemist, mis mõjutab tuhandeid inimesi, aga on nii normaliseeritud, et sa isegi ei pruugi seda tähele panna. Maailm ei toimiks ilma klienditeenindajateta, aga millegipärast on arusaam, et just nende peal võib välja elada kõik oma paha tuju, justkui nagu tagajärgi ei oleks. Lausa vastik on mõelda sellele, kui paljud teenindajad peavad läbi elama kiusamist ja mitte ainult verbaalselt. Austraalias tehtud uuringu järgi on 76% teenindajatest kogenud sõimu ja 12,5% lausa füüsilist vägivalda. Töötasin kesklinnas ühes casual restos ja siis ühel ilusal päiksepõistelisel päeval tuli mingi uksest sisse, hakkas vene keeles siis kohe midagi rääkima selle. Ütlesin talle siis, et ma ei oska vene keelt ja selle peale Pifu otsustas lihtsalt näkku sülitada mulle ja minema jalutada. Märts on hea teeninduse kuu, nii et lähme teeme nende kurbade lugude kõrvale ajaviiteks hoopis midagi positiivset. Miks sa filmid mind? Imelik oled. Praegu on märka teenindajat kuu, nii et aitäh, et sa viitsid inimeste jauramisega tegeleda igapäevaselt. Täna siin kliendid sõimata. Päriselt. Tere! Märts on märka teenindajat kuu, nii et aitäh, et jaksad tegeleda inimestega. Aitäh, et te teete seda tööd. Aitäh, et te jaksate tegeleda inimestega. Aitäh, et te teete seda tööd ja palun üks sõbrannale ka. Aitäh, et sa teed seda tööd. Palun. Ja palun, jätta jätku. Aga kust on tulnud inimeste kehv suhtumine teenindajatesse? Võime spekuleerida, et asi on võimudünaamikas ja puhtas egos. Psühholoog Hans Steiner räägib, et inimestel on tung olla ebaviisakas nende vastu, kes ei ole võimupositsioonis. Ehk selles kontekstis on võimul klient, kellel on ju alati õigus. Üks klient, üks vanem naisterahvas tuli öist oma pojaga sinna ja terrass ja samuti ka restorani seest oli kõik saal täis paksult rahvast ja siis ma ütlesin, et ooteaega on tund aega. Aga tunni aja pärast me pidime kinni minema, ühesõnaga ma ütlesin, et kas te olete nõus mingi väiksema sükse, ma ei tea, eelroaga või mingi kohvikook. Ja siis ta ei olnud nõus sellega, ütles, et ma saan teist aru, te ei taha mu raha, teil on mingi halb teenindus ja siis lähme minema siit, et siin ma ei saa mitte midagi. Ja siis tol hetkel oligi see, et ma lihtsalt läksin puhkeruumi ja ma puhkasin nutma, sest et mitte keegi polnud kunagi minuga niimoodi nagu käitunud klientidest. Ma arvan, et mõned inimesed arvavad, et me oleme alamklass. Äkki sellepärast, et me võib-olla saame vähem palka. Ma ei teagi, meie töötunnid on pikemad. Paljud mõtlevad, et teenindajad on sellised madalamad nii-öeldes, nagu öeldakse. Et nemad ei vääri nii palju, nemad on lihtsalt töötajad. Et ma arvan, et mõned inimesed arvavad, et sa nüüd teenindad mind, sa oledki põhimõtteliselt otseses mõttes mu teenindaja. Nad ei ole inimesed nii-öeldes, nad kohtavadki neid nagu prügi nii-öeldes. Hästi maha tehakse neid teenindajas, kuigi me ise teame, mis tunne see on olla ja see ei ole kerge töö. Sul oli halb päev ja sa korraks nähvasid poemüüjale, sest et ta andis sulle paar senti vähem tagasi, kui ta pidi. Sinu jaoks on olukord unustatud juba paari minuti pärast, aga mida peab tundma teenindaja, kelle jaoks see võis olla juba mitmekümnes ebameeldiv klient? Kuidas sa nagu järgmine päev tööle lähed või kuidas üldse sinu nagu tervet seda päeva see üks väike asi mõjutab? Ma mäletan, ma rääkisin temaga pisarad silmis, samal ajal naeratasin talle, sest ma ei talu väga sellist, kui niimoodi keegi mind maha surub. Ma mäletan, et ma tegin ikka mõnus tund aega, tegin ikka mingi pisarad silmis tegin tööd, hoidsin endal nägu niimoodi krimpsus, et naerataksin ikka. Tihtipeale ongi nii, et kui klient tuleb sisse poodi, siis ta vaatab mulle otsa ja tema esimene küsimus ongi see, et
kas mingi mees ka töötab siin, et nagu okei, mees, no mida iganes, aga kui mingi neiu või noh, vanem tädi ütleb mulle, et kas mehed on siin tööl või midagi sellist, siis see teeb mulle nagu eriti haiget. Olukord, millest ma rääkisin, see on ju mul siiamaani meeles ja see oli 1 aasta tagasi, aga see jääb sulle eluks ajaks meelde. Tihtipeale ei tehta ka välja sellest, kui keegi teenindajat kiusab. Mõtle korra, kas sa oled kedagi korrale kutsunud, sellepärast et ta käitub restoranis nagu 5-aastane? Kui jah, siis aitäh sulle, aga kui ei, siis äkki peaks? Mõned viisakad noormehed on olnud, kes ütlevad sellele teisele, kes tema ees on, et kuule, et sa ju näed, tal on kirjas õpilane, et ta alles õpib, on ju. Et ta on praegu juba väga tubli, et ta teeb seda ja ta proovib ja kõike seda. Aga jah, mõned on nii kangekaelsed ja kärsitud ja üldse ei mõtle selle peale. Digimentorid otsivad digimaailma teejuhte. Kui oled koolitöö raames aidanud eakatel või lastel digimaailmas paremini hakkama saada, esita oma töö konkursile ja võida iPhone 15. Töid saab esitada kuni 1. maini ja võitja kuulutatakse välja 12. mail. Ka mina olin aastaid teenindaja ja tean täpselt, kuidas sellised juhtumid mõjusid minu mentaalsele tervisele. Ma tean omast käest, kui raske on tööle tulla ja teha seda, mida igalt teenindajalt oodatakse. Naeratada. Naeratada siis, kui sind sõimatakse, su peale sülitatakse, sind katsutakse ja sinuga käitutakse nii, kuidas hing ihkab. Oh, wow. You see how they do that? Very demure, very mindful. They're not crazy like these other girls. Ma päris mitu korda minu arust läksin töölt niimoodi ära, et mul oli nagu mõte, et ma ei tule homme tagasi, sest see on nii kurnav vaimselt, et kuidas kliendid kohtlevad mind, kuidas töötajad kohtlevad, kuidas mõnda juhataja mind kohtleb. Aga teenindajana sa pead selle alla neelama, et see on lihtsalt see üks teenindaja valdkonna nagu osa. Ja mis on tegelikult ka nagu veits siuke nõme, sest et sa tahad nii väga anda neile seda sama emotsiooni, mida nad sulle annavad, aga sa ei saa, sa pead selle alla neelama. Ükskõik, mis tuju sa oled, mis tujus sa oled, mis tujuga sa tuled tööle, mis tuju sul päeva lõpus on, sa pead lihtsalt olema ja jätkama seda nagu positiivset, seda viisakat käitumist klientidega. Aga nad ei saa aru sellest vahepeal lihtsalt, et sa annad endast kõik, et olla hea teenindaja, aga nagu seda mõistmist on nagu väga vähe. Mida me kõik siis teha saame? Hoia järgmine kord paha tuju endale. Kutsu nahaalselt käituja korrale. Tunnusta oma teenindajaid. Väike tere ja aitäh tähendavad palju rohkem, kui sa oskad arvata. Siin on sulle väljakutse. Järgmine kord, kui sul on tõesti meeldiv kogemus, siis anna sellest ettevõttele teada, näiteks meili saatmisega. Sinul võtab see ainult paar minutit, aga teenindajal jääb see terveks eluks meelde. Tere, aitäh, see on juba väga nagu, see annab nii palju motivatsiooni juurde, kui sa näed, et inimene nagu näitab seda tänu üles. Kui sul on tõesti nagu väga halb päev olnud, siis ära ela üle oma viha nagu teiste inimeste peal, vahet ei ole, kas see on teenindaja või üldse mingi inimene. Ja nagu ürita olla rohkem nagu empaatiaga, et saa aru, et klienditeenindaja ise ka tegelikult tahab siin aidata. Nagu vahepeal me lihtsalt ei saagi nagu teha nii, nagu sa tahad. Nagu iga inimene peaks korra, kas või mingi paar kuud või kuu aega proovima teenindusvaldkonnas töötamist. Ma räägin täpselt sama juttu. Sest et kuna mina olen töötanud pea iga suvi teeninduses ja seda on juba mingi 5 aastat järjest, siis kui ma käin ise kuskil söömas, siis ma nagu mõistan, et see inimene, kes mind teenindab, kell 7 näiteks pannakse koht kinni, ta ei lähe kell 7 kojusid, ta koristab, ta peab kassat, et nagu see ei käi nii ja samamoodi, kui läheb midagi segi, näiteks tellimusega midagi valesti, siis ma nagu mõistan, sest et sul ongi äkki rahvast täis lihtsalt see koht ja nagu see on täiesti mõistetav, aga paljud inimesed ei saa aru sellest, sest nad ei ole ise seda läbi elanud nagu. Kliendil on alati õigus, see ei ole alati, see ei tööta kahjuks ja ma ise tahaks ka, et see nii töötaks. Nagu peaks olema 50-50, nagu kui sa näed, et teenindaja on suga viisakas ja kõik on nagu üritab nagu täiega anda endast parimat, siis nagu ole hea inimene, anna endast ka parim nagu.
praegu on küll teenindaja märkamise kuu, kuid see ei peaks piirduma ainult märtsiga. Panustame kõik, et viisakusest saaks uus norm ja inimesed tunneksid ennast hästi mis tahes töökohal.